tere hommikust. Vaatasin kähku kella, et ma ei või teiega pikalt lobisema jääda. Jee, Rossi tuli. Ja, aga teate, nii palju on praegu teha kogu aeg. Ma saan aru, et väga paljud saadavad mulle siin sõnumeid, et igatsete ja mina teie järgi ka ikka. Aga teate, kui huvitav? No ma natuke piibavaba juttu täna räägin, ma ei tea, mis siit tarka tuleb. Mul on selline limiteeritud aeg. Aga nii põnev on, kogu aeg läheb järjest põnevamaks, ma ütlen, see numbrite keel. Hea brändi nimi, ma ütleksin. Ma olen nii tänulik oma lastele, kes selle välja mõtlesid. Selles suhtes, et no mis mul käsil on praegu, täna hommiku täiesti aktuaalne värk. Elukaaslasega vaatasime tema ühte väga-väga armas sugulast, et mis võis olla tema surma põhjus. Ja ma tean, nii paljud tahavad seda ka teada, et miks ja ta ja noh. Ja ma avastasin nii huvitava asja. No õigemini vaata, ma ütlesin ka, et ega koolis meile sellest ei räägitud ja see ei ole oluline. Et rõhku ei tohi panna sellele, miks ja millal see asi võib tulla. Mina ei näe, millal see tuleb. Selles suhtes, et ärge nüüd seda minu käest küsige. Aga vot, kui see asi on juhtunud, siis nüüd täna me küll igastahes avastasime täiega Ameerika. Ma olen isegi positiivselt üllatunud selle peale, et ma ütlesin siis, mis nagu võib olla ja siis ta ütleski, et täpselt nii oligi. Täiega selline crazy eufooria mul muidugi. Noh, kurb. Ja ma sain siis aru, mis asja ma pean vaatama, sest teate, ega siis see ka, kui ma nüüd numeroloogiks õppisin ja teie, kes nüüd kooli tulete, teate, ega siis see kuldne tõde tuleb ju siis välja, kui sa hakkad kogu aeg neid analüüse tegema. Ja see on nagu eriti müstiline. See on nii müstiline, saad aru. Ja noh, tegelikult see kõik hakkas selles, no ma räägin teile veitsa, sest minu jaoks on see väga selline uus kogemus. Ma olen kunagi seda kogenud, aga see asi jäi nüüd nii, nagu ta jäi. Ise pisike konn, ma näitan teile. Ma ei tea, kas te näete või? Läks peitu, ma ei tohi Lussile näidata, sest Lussi teeb neile 1-0. Praegu mu varba peal hüppas, mul on paljad jalad. Ja, ma valmistun kliendi vastuvõtuks niimoodi, näete, jah? Jalutan enne siin Marja Rohuses, oota, kuhu ma nüüd tahtsin minna. Näed, juba hüppas ära. No konn ei tahtnud, et ma räägin asjast. Ja, siis oot. Kunagi nägin unenäos, mu isa suri ära, kui ma olin 5-aastane. Nägin unenäos, et isa justkui viitas sellele, et ma peaks minema keldrisse midagi otsima. Aga noh, mul on igasugused need jamad siin küljes, et kardan pimedat ja ma ei tea, mida iganes. Ja siis küsisin ühe lähedase käest, mis see võiks tähendada ja noh, nii see asi jäi. Noh, seal on natukene kurvem lõpp sellel asjal. Aga las ta siis jäi, siis ma nagu mõtlesin, et okei, sellega pandi mulle plokk peale, et kes sina oled, et sina unenägudes näed selliseid ja selliseid asju. Okei, aga nüüd tuli nii selge info mulle. Just mõtlesin oma elukaaslasele ka, õnneks ta saab aru, et ma ei ole selline tavaline tüüp. Aga sain tema sugulaselt läbi unenäo informatsiooni, et vaatame sünnikaarti. Ja mina ütlesin, mina ei tea, aga vot selline info mulle tuli. No ja rääkisin eile talle ära, ütles, et okei, vaatame. Mul oli eile tohutult kiire päev. Ja siis täna hommiku ütlesin elukaaslasele, tead, vaatame seda sünnikaarti, seepärast, et jälle tuleb see info mulle läbi, et ma pean sünnikaarti vaatama. Noh, ja siis ma vaatasingi seda sünnikaarti, õigemini vaatasime koos, mu elukaaslane nendest numbritest ei saa sittagi aru. Vabandust, et ma nii räägin, aga mida rohkem ma kogu aeg teen seda tööd, siis ta saab aru, et sellel on pointi. Ja täna oli tal siis täiega karp lahti, kui ma ütlesin seda, mis ma siis nägin. Mina lihtsalt ütlen variandid, mis võivad olla, eks ju, sest nii nagu teie ka kallid kliendid, kes te seal mulle kirjutate ja siis ma teiega videokohtumise teen või pikema sünnikaardi, siis see sisaldab ise juba seda meie kohtumist, siis mina ütlen numbrite variandid. Teie peate siis ütlema, kas see või teine, seepärast, et siis mina saan minna sinna sügavamale. Seepärast, et numeroloogia ei ole ennustus, seal on lihtsalt nii, nagu ma ikka ütlen kogu aeg, kas pluss või miinus on ju. Ma ütlen need variandid ära ja siis ma saan minna sinna natuke sügavamale vaatama. Noh, nii nagu ma ütlesin, et tulevikus arvatavasti see toimub siis, kui ma seal 50-seks saan, siis võtan mingid teatud kaardid ka juurde, aga praegu ma žongleerin numbritega, ütleme siis niimoodi. Vaat, see oli üks lugu, hästi põnev lugu. Siin ma siis ennast maandan enne klienti rohu peal. Ma ei tea, mis talvel saab, siis peab minema sinna lume sisse.
no teie, kes te paljajalu käite näiteks, siis ka andke teada, kuidas teie ennast maandate. Minu meelest on väga chill. Päike täiega kõrvetab täna. Ja peab olema arvutis. Noh, ma kolin mingi aeg õue. Ja siis siin on mul lahedalt sünnikaardi järjekorras olevaid inimesi, siis näete, kui päike paistab, Merikesel on väga raske. Siis mitte pahas mõttes raske, aga siis ma armastan päikest. Nii ta on. Vot. Ei tea, kui soojal maal elaks, siis peaks panema üldse läpaka kinni ja ei tea, mitmeks kuuks rahu majja. Ma tegelikult ma armastan seda tööd. Täna ärkasin ka hommiku vara üles, seepärast, et mingid asjad oli vaja arvutis ära teha. Mulle meeldib hommiku ärgata, siis on rahu ja vaikus. Üksi ja minu ajud. Vot, üks asi veel, teate, kui põnev oli. No ma toon oma näite ikkagi jälle. Siis seda, et kuidas ma neid asju teen, eks ju. Mina vaatan ikka sünnikaardist. Kusjuures, nüüd on nii lahe kulminatsioon, nüüd ma olen mentor. Saan varsti paberi ka selle kohta kätte, nii et teil oli meil lõputöö. Aitäh, Kati Torim. Ja kusjuures see uus mentorite 3. lend on nüüd välja kuulutatud, sügisel see hakkab. Kes tahab selle kohta linki saada, siis ma jagasin seda oma Facebooki isiklikul seinal. Hüppake sinna ja kasutage võimalust, sellepärast, et teate, mis on eriti mega lahe. Siis meid lükatakse kõik mentorid omavahel lõpuks kokku. Nii et meie oleme siis, mina olen siis kuulun teise lendu ja meid lükatakse esimese lennuga kokku ja see, kes tuleb siis 3. lendu, siis meid lükatakse pärast kõik kokku ja ongi üks uus mega lahe tiim. Ma olen nii erutatud. Aitäh õnnitluste eest ja et nüüd ma olen siis Minapildi restarti läbinud. Täna sellega seoses olingi seal täitsa 1,5 tundi iseennast veel vaatamas, kus ma kinni olen. No ja nii edasi. Eks mul ka omad kriukad. Ka ma siin ka pole täiuslik, kuulge. Jaa, mul siin juhtub igasugust põnevaid asju. Ja kes vaatas siis seda eilset, seda pikemat videot ja siis vaadake 20. päeva oma ka. Ja siis nagu ütlesin, siis mul on soolas veel 12. august. Ohoh, hoidke oma kelgust kinni. Kõik on väga okidoki. Tähtis on see, et ärge andke alla, ärge alistuge iseendale. Ma ei tea, kas see saab niimoodi ütelda. Ütleme niimoodi, et ära valeta endale. Äkki nii või? Issand, kui mõnus päike. Ja ma lähen varsti tuppa. Kurja, ma peaks kohe õue kolima. Mis sa arvad? Õue saaks muhe olla ju, on ju. Läpaka saaks varju panna. Ja siis varbad saaks päikse kätte panna. Hea plaan. Okei. Ma pean varsti lõpetama. Ma ei saa teiega kaua lobista. Ma ei näe kella nüüd kahjuks. Oota, mis ma tahtsin ütelda veel? No vot. Siis täna oli nii huvitav elukaaslasega. Meil on nii erinevad numbrid. Mina olen selline, teiega kõkutan siin, on ju, klientidega ka kõkutan, aga mul on selline mõnus omadus. Mul meeldib õudselt üksinda olla. No ja siis tegin siin sünnikaardid täna hommikul lahti, ütlen nii, davai, tule siia. Ütlen, näed, sul on see number, aga mul on hoopis teine number. Vot, pani ma ees. Üks asi on see, et sa saad aru, aga sa ei tee mitte midagi selleks. Siis miks see sünnikaardi analüüs on vajalik? Teil osad ka, kes te olete nüüd saanud sünnikaarte, kes te nüüd just saite sünnikaarti, siis teate, me teeme selle videovestluse teiega küll seal, on ju, aga see töö, mis sul tuleb endaga ära teha, on vaja sul iseendaga teha. Ja seal ei ole mingit võlupliiatsit, seal on lihtsalt faktid, nii nagu ma ütlesin, mul on omad asjad nosida iseendaga, sul on omad asjad nosida. Mina lihtsalt ütlen, mis sealt välja tuleb ja nii ongi. Iseenesest on see väga lihtne. Ja nüüd kui tulla tagasi sinna, et kes nüüd ka tunneb, et ta tahab olla üks meist mentoritest, hüppake sinna Facebooki lehele Merike Minhoff ja ma jagasin seda, kui sa ei ole sõber, siis hüppa sõbraks. Ja kui sa vajad nüüd konkreetselt seda mingit linki, siis ma arvan, et ma leian selle kuskilt veel üles. See ei ole üldse kokku lepitud Katiga, et ma nüüd reklaamin seda, aga ma olen nii tänulik sellepärast, et ei kujuta ette, kui lahe grupp meil seal on. Ja Kati ütles ka, et vist 19 inimest oli, aga 14 lõpetas, nii et tuleb välja, et kõik ei lõpeta ka. Igal ühel muidugi omad põhjused, aga ju siis nii pidi minema.
igastahes sealt mentorlusprogrammist ma olen saanud endale arvatavasti sellised inimesed, kellega ma tean, et kui mul midagi kokku jookseb, ma saan talle just kirjutada. Mitte sulle, aga talle. Seepärast, et mentorluses osalejad peegeldavad sulle konkreetselt tagasi sind. Nad ei lähe emotsioonidesse, meid on niimoodi õpetatud. Õigemini, mis nüüd õpetatud, igaüks me ise teeme ju need asjad, eks ju, aga siin on see, et me lihtsalt vaatame sinna ridade taha, mis sul seal toimub, kus kohas sa kinni oled ja lihtsalt väiksed juhtnöörid, selline väike sõbralik koputus, et davai, mine vaata, mis sul seal lammutada on veel vaja. Mitte see, et oi issand, kui kahju mul sust on päriselt, kuidas sinuga need asjad ikka niimoodi juhtusid? Linnupoja, jaa, vaata, vot see ongi see. Vaata, kuidas ta ütles sulle, jah. Kurjam, anna telefoninumber, ma helistan talle. Ei, see on niimoodi, davai, tule siia, istu maha. Nii. Võt. Mulle nii meeldib. Ja võt. Ja ma ei ole päris kindel veel, kas see sama mentorlusteenus on koduleheküljel üleval, vist ei ole. Aga küll ta tuleb. Seal ütleb 2 varianti. Vähemalt niimoodi ma selle ülesande edasi andsin, 2 varianti. Üks on siis see, kas sünnikaardiga, ehk siis see, et mina nüüd olen mentor, kes kasutab siis ikkagi numeroloogiat aluseks, seepärast, et mina tahan neid numbreid näha. Ja siis niimoodi me hakkame tippa-tappa minema. Või kui sul on sünnikaart olemas, siis selleks tuleb siis see teine. Ja muutustementor.ee äkki või .eu on siis see leht minu meelest, kus kõik mentorid siis kokku koondatakse. Kati siis tegeleb seal sellega. Ja siis igaüks vaatabki, keda ta endale tahab mentoriks. Võt. Ja sina, kes on minuga juba seal videokõnesid teinud, siis sa tead küll, kuidas ma käitun. See, et ma siin teiega sõbranna olen, siis see ei tähenda seda, et ma seal sõbranna olen. Ma olen suht selline. Ma tahan olla just see, kes ma olen, ehk siis konkreetne. Ma ei lase sul vinguda. Ja ma ei tahagi, et sa vingud. Ja kui sul on endast hale, siis haletse, aga minu nägu jääb ikka tuimaks selles suhtes, et nii ongi. Ja. Sest mäletate, edukuse kood liitke kokku 2 viimast numbrit, mis te saate? 15 või 12. Võt minge vaadake, mul on siin jalutuskäigu video selle kohta tehtud. Võt, ma olen sealt välja tulnud. Ja, võt ei tulegi rääkima, mis see number tähendab. Minge vaadake seda videot seal. Kes kiirem on, siis pange siia kommentaaridesse, see liitke siia juurde. Minu meelest mul ongi pealkiri kas 12 ja 15 äkki või. Võt. Ja kui sul on sünnikaardis seal 2 alumise 3 nurga keskel vahel suguvõsa karma õppetund 12-15, mine loe, mis see tähendab. Ja siis vaata, mida sa tegema peaksid. Ja vaata ausalt. Ja, ära valeta endale. Ära otsi ilusaid lauseid. Otsi koledad laused ja vaata otse näkku sellele. Näete, praegu oleks olnud 13 ajaliselt. No kurjam kui kuum on, Teate, ma pean teiega lõpetama, seepärast, et mul tuleb kliendi kohtumine. Ja siis ma olen ühes teises Kati Torimi koolitusel, mis hakkab täna 10:30. Ja siis sina, kes sa nüüd tead, et ma hakkan sul täna seda süülist analüüsi tegema, võtsi, siis see lähebki peale lõunale. Ja siis ongi nii tore. Siis ei pea olema siseruumides, siis saab olla õues. Ja siis ma vaatan, kuidas ma selle läpaka kuhugi peitu panen päikse käest. Ja ise olen päikse käes. See ongi numeroloogia, ehk siis selline, nagu kuidas ma ütlen, kaugtöö tegija õnn, et ta saab mängida siin oma töövahenditega. Need viimased laused ma ei oleks pidanud teiega rääkima, aga ikka ütlesin, okei, tšau, ma pean kella vaatama vahepeal, mul pole üldse käekella, ma olen valmistunud kliendi vastuvõtuks. Mul on siin igasugused värgid-särgid, endaga kõik asjad tehtud, kõik on maandatud, kõik on väga tšiki-friki. Rossi on ka vastu võtmas klienti. Rossi, tere! Võt, mul on üks kala kuivamas siin, tahate ma näitan kähku või? Nii palju meil ikka aega on. Elukaaslane sai igasuguse, päris hea lahmaka. Ma pean ikka teile näitama, ma kuhkustama ka. 2 tükki on kuivanud, peab hambad sisse lööma. Papp. Tada! Võt selline. Okei, nüüd ma lõpetan. Tahtsin uhkustada, vist tuleb nii välja. Mis ikka teed? Väike selline maatüdruk, mulle meeldib.
okei, ma lõpetan. Käbisid on nii palju, ma pean siin natuke võitlema. No näete jah. Harry Potteri varbad. Tšau. Peab järves käima varbaid pesemas enne vist.